Noh, lilla lipp on aknast väljas ja nägu on siuke ees nagu sööks inimesi. Ja kusjuures ma jätan mainima, et meil iga nädal kaob mõni inimene ära ka. Ja selle venna kõht läheb ainult paksemaks, nii et seal võib olla. Naabrite liidu ühistu võttis muga ühendust ja ütles, kuule, neil on juba kopp ees sellest, et kuradi pooled 50% naabrites käib ainult selle esimese 50% juures kala nuiamas. Võta ennast mees kokku ja tee ise. Siin vahetab käiku. Ja Ott tuleb ja kurvist tuleb Ott välja ja Ott võitis, jess! Väga vinge. Väga vinge. Ilus töö, pole midagi öelda. Väga okei. Maitse. Joo, maalaga. Nii, jõulud on tulekul. Ja kuna mul on poisskast paksult kirju täis, et näita vana kalur, kuidas sina teed omale külma suitsu, kuuma suitsu, marineeritud, äkilist, mida iganes, aga siin ta on. Ma tegelikult teen ühe kompleksse video sellise, kus ma näitan absoluutselt, mida ma teen ühest kalast omale jõuludeks ja siis saate teie kodus järgi teha, sest ma teen sellest kalast reaalselt. Ühest kalast ma teen 2 erinevat külmasuitsu, 2 erinevat äkilist, marineeritud otse ahju ja kuuma suitsu. Ma näitan, kuidas teda tükeldada, millised tükid on õiged, kuhu, mida, mille jaoks. Vot. Nii et esimese uraga ma tõmban sellele kohe küljed maha, et siis fileerimist ma teil õpetama ei hakka, see on teil selge, kuidas seda teha, on ju. Et seda teile vaja õpetada ei ole, mul ei ole oma nuga. Mul on nuga ju kreenas. Siis kasutan siin siukest asja. Aga loodame, et ma saan hakkama. Nii. Ilus, oranž, siuke ökoloogiline lõhe, Taani oma. Ja ma jätkan juba siis, kui mul on ära fileeritud on, siis ma näitan teile ilusti, kuidas lõigata, mis tükk kuhu panna, mille jaoks. Aine. Et jah, ma jätkame juba siis, kui ta fileeritud on. Siis läheme edasi marinaadide ja bla 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 igasuguste muude asjade kõrvale sinna. Nii, ma olen tagasi ja esimene nipp tuleb kohe Masterchef Eesti sellest raamatust. Ära kasuta kunagi vett kala peal. Vahet ei ole, kuidas sa teed teda. Või tähendab, point on selles, et ära vett kasuta. See toob, kui sa vett ei kasuta, vesi lõhub kala ära ja kui sa tahad ilusti värvi välja tuua, siis ainult teed nii, nagu ma ütlesin sulle. Ja nüüd ma näitan sulle siis, kuidas kala lõigata. On ju? Sellepärast, et te olete küsinud seda 49 000 korda mu käest ja nüüd ma arvan, et kui on 50 000 kord, siis ma võin selle ära näidata, kuidas mina kala teen. Millised tükid on kõige paremad ja kuhu sobivad ideaalselt. On ju niimoodi? Nii, esimene tükk on selline siin. See sobib ideaalselt minu marinaadiga kokku. Külmsuits marineeritud tuleb sellest tükist. Nii, teine tükk. Teine tükk on meil külmsuits, kuiv marinaad. Nii, see siin. Ja sellest tuleb kuum suits, ülihea. Nii et ma soovitaks teile jääda lainele ja näha, kuidas ma need asjad siin ära sobitan niimoodi, et teil oleks pilt selge, mida teha kodus. Et ei pea naabri juures käima, kuule ole ja tee. Naabrite liidu ühistu võttis muga ühendust ja ütles, kuule, neil on juba kopp ees sellest, et kuradi pooled 50% naabrites käib ainult selle esimese 50% juures kala nuiamas. Võta ennast mees kokku ja tee ise. Nii, nüüd teeme esimese marinaadi valmis. Nüüd te näete kõige tähtsama osa selles protsessis. Mitte kõige, aga ka väga oluline. Nii,
brown cane sugar. Brown cane sugar, te teate ju kõik, kus see cane suhkur tulnud on ju? See oli sellest ajast saadik sealt, kus ristisõjad hakkasid pihta. Ristisõjad, siis roomlased ju leiutasid selle pruuni cane suhkru. Sest kuna roomlased tulid ristisõdade ajal, tulid üles siia nende vikingitega võitlema ja kuna neil oli väike hirm nahas, siis Rooma valitsus, mis ta oli seal, Zeus või kes ta iganes oli, siis see andis neile seda pruuni suhkrut kaasa. Ja kui nad siia ülesse kaklema tulid vikingitega, siis nad lihtsalt ennem kaklusse minekut või sõtta minekut, siis nad kasutasid pruuni suhkrut, sõid seda sisse ja see rahustas neid. Siis neil oli kergelt pohhui vaata, kui nad surma said või mida iganes. Et see on sealt tulnud. Ja fariin on tulnud, ma nüüd täpselt ei tea, mis see ajalugu seal on, aga see esimene külg, mis ma rääkisin, see on tulnud otse ajalooraamat. Aga see fariin on tulnud, ma ei tea, kas võib-olla äkki siis vikingid ja roomlased leppisid seal ära ja sealt kuidagi on see asi tulnud, ma ei oska öelda. Ma ei ole nii kaugele ajalooraamatuga läinud, Paneme siia sidruni pipart peale. Nii, ja nüüd segame selle ilusti ära. See tuleb korralikult ära segada. See on üks olulisemaid osasid. Nii et kui te oleksite praegu MasterChef Eesti saates olnud, siis oleks sealt samad sõnad tulnud. Ilusti segage ära. Nii. Segame ilusti ära. Ja kus on üldse see, kuidas on üldse see pruunsuhkur leidnud tee kalani? See on samamoodi tulnud sellest ajast saadik, kui seal need vikingid ja romlased omavahel ära leppisid, ja siis ma ei tea ju, kes seal peksid üksteist ja siis roomlane kukkus kokku ja kukkus kuradi suhkrutükk sealt välja, taskust välja ja vikingitel oli tükk värsket kala ja sinna peale ja siis järgmine hommikul leppisid ära ja saidki maista, et kus siga hea on. Aga midagi niimoodi oli, aga ma ei ole ka, ma olen meremees, mitte meremees, aga kalur. Siga ma ei ole ka seda ajaloo, viimati lugesin ajalooraamatut, see oli vist siis, kui ma ajaloo tunnis käisin, kusjuures ma jätan mainimata, mul koolis oli 4-5 tundid, ma olin väga tark. Aga kas ma ikka olin? Mul tuleb meelde vist, et mul ükskord oli siuke tunnistus, kus oli 11-2 ja 1-1. Sellepärast, et ma ei käinud vist koolis või midagi. Ei tea, midagi siukest nagu koidab siin kuskil üleval natukene nipet-näpet. Aga vahet ei ole, ega te ei olegi siia tulnud kuulama minu kuradi ajalugu. Tulite siia vaatama, kuidas ma kala teen ja see tuleb hea. Ma luban teile, see tuleb hea. Nii. Nüüd, kuna mul on ju neid 5 suurt kala, siis mina teen siukse lükke. Sellest tuleb kuivas marinaadis külm suits ja samas ka äkiline. Sellepärast, et homme hommikul on ta ideaalne ära süüa. Ütleme niimoodi, ideaalne. Ma panen ta siia sisse. Samal ajal kühveldan siit ka juurde. Natukene siia põhja. Sest mul jääb nagu nii üle teda. Te näete protsessi lõppu juba natukene hiljem. Aga põhimõte on selles, et ta jääb niimoodi siia. Nii. Ja hiljem ma näitan teile, kuidas ta siis nüüd kõik need jupid siia peale ilusti ära laon, siis ma näitan teile, kuidas nad juba jäävad. Nii et see on nagu esimene marinaad. See on kuiv marinaad. Ja kõik mis taga edasi pärast tuleb teha, sellepärast, et see ei ole päris nii, et te vaatasite nüüd, nüüd ma sain teada, ta pani siin seda, ja nüüd on korras, ma lähen koju, hakkan tegema. Kui te koju lähete ja hakkate niimoodi tegema, siis teid ootab ees üks suur perse.
Te peate vaatama selle video lõpuni, sellepärast siin on vanakaluri nipid ja trikid. Ja kui ma luban teile, te vaatate selle video lõpuni, siis te oskate teha täpselt samasugust asja, nagu te video alguses saite. Nii, lähme nüüd edasi. Teise marinaadi juurde. Märg, ütleme, see on nüüd marinaad. Mis tuleb siis marineeritud külmsuits ja kuumsuits. Nii, see on siin, mul on siia vesi juba ära pandud, mina lükkan sihukese konfitsendiga, kuna täna on hommik, kell on 10 ja ta jääb siia homme hommiku kella 10-ni, siis mina panen 11 liitrit vett, on ja. Ja nagu te näete siia, siis keegi lõi kirvega kuradi siia augu sisse. Siin taga elab üks kuradi vanaraisk, sihuke natukene ohmu peast või ma ei tea, no üksik vana mees, sihuke ma ei tea, ta on mingi kuradi, ta ei ole nii vana ka, ütleme, ta on sihuke 60 aastane äkki või 60 aastane, aga noh, lilla lipp on aknast väljas ja nägu on sihuke ees, nagu sööks inimesi. Ja kusjuures ma jätan mainin, et meil iga nädal kaob mõni inimene ära ka. Ja selle venna kõht läheb ainult paksemaks, nii et seal võib olla suur tõenäosus, et kui panna 2-1 kokku, siis võib täiesti kokku panna selle, et see vend on selle kõige taga. Aga noh, vaata asi on selles, et miks valitsus ei reageeri või politsei ei reageeri, sellepärast arvatavasti ta ei söö, need, kes ära kaovad, need ei ole Taani päritoluga, noh, ja minu arust, kui nüüd asja natukene järgi mõelda, siis on niimoodi, et ükskord kadus ka kolm Malaisia päritoluga ära, 3 tükki nädalas. Noh, aga vaata, need olid väiksed ka, aga see vana on päris suur. See on siuke minust gramm jämedam, ütleme nii, ja noh, kõrgus on sama enam-vähem. Anname ükku sidruni mahla. See on hea maitse. Ja ma pean selle punni küljest ära võtma. Oi, pläed. Ma ei saanud punni küljest ära. Nii. Ja siia läheb nüüd sisse kõik see. Ma unustasin ju selle ütlemata, mis on siis panin nüüd. No vahet ei ole, ütleme niimoodi, see on nagu nii teile tehtud juba puust ja punaselt, et kui te nüüd ka veel aru ei saanud, kuidas seda tehakse või mis siia pannakse, siis ma jääks teie asemel Bolti äpi juurde ja ikkagi läheks oma eluga edasi nii, et Bolti äpp on põhiprioriteet, kus süüa saada. Sellepärast, et kui te nüüd siit laua pealt midagi kokku ei pannud, mis teha vaja on, siis ärge hakkagi süüa tegema. Seda on isegi MasterChef Eesti öelnud. Oi, ma ei tea, kus mu see on. Kus mu kuradi nui on? Nii, siis ma pean kasutama ära seda. Nüüd ma segan selle ilusti ära ja kuulake, mis ma ütlesin teile. Ilusti tuleb ära segada. Et see kõik see pull läheks segamini. Toime niimoodi. Kõik see pull peab ilusti segamini nagu. Hästi segage ära. See on väga oluline. Samas ma kohe näitan ka teile, selles samas videos ma näitan teile kõik need nipid ära, kuidas suitsetada ja tegelikult ma ütlen teile, et siin on hästi suured ja kasulikud nipid. Sellepärast, et ma arvan, et kuskil 99,99999% inimestest teeb seda kala valesti. Ma ei ütle, ärge nüüd valesti aru saage, ma ei ütle, et keegi teeb valesti kala. Iga üks, kes juba teeb külma suitsu, on minu silmis juba kõva tegija ja on omaette master. Ja kõik teevadki väga hästi, ma ei vaidle üldse vastu. Sest ma olen vaadanud seal TikTokis
mis vend see on, see, need leivaisa ja see kodo jah. Need saavad kuskilt saarlaste käest mingisugust kala onju ja söövad ja see tundub ka väga hea olevat, nii et ma ei ütle mitte midagi, et keegi teeb halvasti, ma teen hästi. See on viis, kuidas mina teen. Ja mina võiks olla MasterChef Eestis komisjonis, sellepärast et ma tunnen ära, kas asjal on maitset või ei ole. Nii lihtne see on. Jätke üks asi meelde. Kokaks ei õpita. Kokaks sünnitakse. Nii. Ibens-tobens, asi on väga lihtne. Kuumsuits ja marineeritud külmsuits lähevad ühte ja samasse pütti. Aga tegelikult ma võiks nad sinna täitsa sinna sisse visata, sellepärast et mis ma seda määrin siin. Ja ongi korras, see läheb nüüd siia sisse. Jah, homme hommikuni. Ja siis ma hakkan suitsetama, siis ma näitan teile, sellepärast see ei ole valmis. Kui te niimoodi teete, see ei ole valmis veel. Siia läheb veel asju. Hõrgutisi peale, mis on väga olulised, ütlen niimoodi kohe otse välja. Nii et jää lainele, ma teen nüüd need asjad ära, siis ma näitan sulle ilusti, kuidas see peab olema, et ta õige tuleks. Jätame selle osa meelde. Õige peab olema. Ärge hakkagi mingid oma loomingut tegema, mingid Taani kaluri ja teie kombot. Tehke kas enda retsepti järgi või siis 100% minu retsepti järgi. Ja iga üks, kes minu retsepti kasutab, siin video all on minu konto, vähemalt tuleb saata 10. Rikkamatel inimestel 25 saata. Jah. Aga ma kohe teen nüüd selle, lõpetan ära siin, teen selle valmis ja siis panen uuesti kaamera käima. Nii, nagu te näete, siis ma olen sellega valmis saanud. Nii. Inimsööjate pragu hoiab täitsa seda vett kinni, nii et sealt välja ka ei tule, nii et selle ma tõstan nüüd ära külma ja homme jätkan sellega, aga siia tagasi tulles nüüd näidata teile seda, sellepärast see on siuke, kuna ütlen ausalt, et see on olnud väga siuke, mida inimesed on hullult tahtnud, on ja siis ma näitan teile ilusti ära, kuidas ma selle lõplikult valmis teen. Et ja võin ette rutates ära öelda, et kui sa oled kooner, siis sul ei ole mõtet seda tegema hakata, sellepärast et siin see, mis järgi jääb, seda ei ole mõtet hakata hoidma, vaid see tuleb sul peale ilusti ära panna. See tuleb väga hea lõppkokkuvõttes. Nii. Ja siis ma tõstan selle samamoodi külma. Et viimased tükid siit peale ja siis homme läheb suitsu ja ongi kõik super, siis ma näitan teile, sellepärast mul on endal oli 3-4 ahju ju erinevad. Et ma oskan isegi, ma tean, et Eestis on päris paljudel inimestel pornjak. Ja nad on küsinud minu käest ka, kuidas sa pornjakiga teed ja mul oli samamoodi pornjak kunagi. Ja kusjuures ma näitan teile ja näidata ma ei saa, aga ma võin öelda teile paar väga head trippi, kuidas pornjakiga teha super head kala. Ja ma olen jumala kindel, et ei ole ise selle peale mitte kunagi tulnud. Ega mina ka ei tulnud, ükskord lihtsalt purjus peaga jäi see niimoodi ja siis tuli välja, et kuradi siga ja kala tuli. Ja sellest homme ma räägin. Ja ka neile, kellel on siis nüüd vaheseintega ahi, nagu mul oli, et räägin ka teile, kuidas teha. Sest ma tegin ise ka hästi palju selle vaheseintega, selle ahjuga. Aga ümmarguse ahjuga ma tegin teisi asju. Aga tänaseks on need kõik ära varastatud. Järgi on jäänud ju ainult see puidust ahi, siis ma teen selle puidust ahjuga, aga jätke meelde, nagu ma teile ütlesin, et ma ei ütle, et keegi teeb halvasti või valesti. Kõik teete väga hästi, lihtsalt see on minu viis, kuidas mina teen. Ja nüüd ta jääbki niimoodi, katan jääb siia ja läheb ära külma ja sõna otsa mõttes homme hommikul räägime edasi juba sellest.
mis tast edasi saab ja kuidas, mis ja kõik, nii et teie jääge nüüd siia 24 tunniks ootama, vaatama, siis ma saan video eest kõvasti raha, on ju. Siis ma saan edasi minna ja teha võib-olla mingeid asju veel. Need, kes ei viitsi edasi vaadata või siia jääda nii homseni, need siis saadavad kümpsi ja ongi korras, jutt lõppenud. Homme lähme edasi selle pulliga, mis siin toimub. Jõuludeks on vaja ju laua peale saada. No hommik on käes, ütleme niimoodi, aeg on kreemitamiseks. Ja nagu te näete, siis see on seisnud, nüüd ma võtsin selle juba välja, vaatasin natukene. Ta on siin ilusti, nagu te näete, ilusti omas marinaadis olnud, kuivas marinaadis ja siin see näeb väga hea välja. Aga nüüd kõigest lähemalt juba, teeme väikse test drive'i. Ütleme nii, et nüüd seda võib siis, ta näeb ikka fantastiliselt hea välja, on ju. Seda võib kohe leiva peale lõigata. See on nagu, ütleme, äkiline. Siuke mõnus kreemikas. Ma lasen ta nüüd veega läbi. Ja siis teen siukse väikse testi, kuidas ta mul, mis maitse marinaad andis. Ennem kui ta suitsu ahju läheb. Nüüd kuivatan ta ära. Ilusti. Jah, ta on siuke mõnus, aga kusjuures ma ütlen, et ei tee üldse ka paha, kui te lasete vähe kauem tal seista selle. Noh, 24 tundi on siuke, mina olen lasknud, aga sa võid ka vabalt lasta tal kauem olla. Nii, aga te näete, ilusti kuivatab ära. Niimoodi. Ja täna on ju laupäeva hommik, hästi vara hommik, nii et hea, et see video tuleb ju pühapäeval üles, nii et siis te olete selleks ajaks, ma loodan, juba kaineks saanud. Aga tuleb kreemitamine ka, nii et nüüd ta on ilusti kuiv, nagu te näete. Väga vinge, maitseained on ilusti läbi käinud, väga vinge on ka siukest tükki kuivatada. Ta on muidugi paks, tuleks väiksed sooned sisse tõmmata, aga ma siit kohe lõikan. Noh. Siga hea võib öelda. Tõesti siga hea. See on tõesti siga hea. Otse leiva peale võid panna. No ma ei soovita kindlasti teha seda Norra lõhega, sellepärast et seal võib juhtuda, et te lähete väiksele dieedikuurile. Nii kui mina läksin, ma leidsin külmutuskapist ühe vana siia tüki sõin ära, siis ma võtsin järgmise 24 tunni jooksul 3 kilo alla. Ja nüüd need on siin marinaadis olnud. Ja mul on vaja siit ka ühte tükki, sest nagu te näete, nad on vähe erineva suurusega, sellepärast et sellised tükid ma panen ahju. Ja seda nüüd, kui te selle tüki ära kuivatate, mis siin on, siis see on ideaalne samamoodi panna leiva peale, ta on jube hea. Kuivatad ilusti ära ja paned ta leiva peale. Ja mis teine asi, mis sellega teha, milleks ma seda kasutan hästi palju ja seda ostetakse mult hästi palju ahju. Täpselt sellises marinaadis, mul on seal terved küljed, mis lähevad jõululaupäeval siis ahju. Ja sellise marinaadi ja koostisega sa panedki, ütleme, täpselt 15 minutit ahju, et ta tooks selle marinaadi välja. 15 minutit 200 peale ja laku perset ka, kui hea ta on. Aga samas on ta praegu juba väga ideaalne kohe alla kihutada, ütleme nii. Ma küll siin teen väikse testi. Jah.
no halloo, on küll hea, ütleme nii, et väga 5+. Kuna need on suuremad tükid, siis ma oleks võib-olla pidanud panema ikkagi 10 liitrit vett, aga väga mahe on, ütleme nii, väga mahe, edasi töötlistuks. Ja nüüd ma teen need asjad ära siin. Ja siis ma näitan sulle, kuidas kreemitamine käib. Kreemitamisprotsess on samamoodi väga oluline. Sa pead ahornsiirupid peale panema ja kuidas sa paned, kui palju sa paned, see on ka oluline. Ja millistele asjadele sa paned. Nii et jätkame juba siis, kui need asjad on välja võetud, ära kuivatatud ja hakkavad resti peale minema, siis ma näitan seda protsessi teile. Nii et jääge lainele. No, siin on ka nüüd protsess. Nagu te näete, ma panin selle suitsuahju ära, praegu on pime. Ma loodan, et te näete midagi. Mul on siin see täiesti kuiv puru, on ju. Ma laon selle mitu head kühvlitäit siia ära. Ja samal ajal mul on juba pool kuivatatud, ütleme niimoodi. Samal ajal ma panen selle nüüd siit vaikselt tööle. Ja nüüd selle suitsetamisprotsessi peale, proovin niimoodi, et te näeksite paremini. Ma lükkan näpuga selle terava harja maha. Niimoodi. Ja siia ma raputan nüüd ökoloogilist suhkrut peale. Ökoloogiline suhkur. See teeb talle sükse mõnusa selle pruuni välimuse. See aitab suitsetamisele tegelikult väga palju kaasa. Ütleme nii. Ja siuke õige pruun välimus. Ja siis ma liigun tagasi, näitan teile, mismoodi see kogu see süsteem välja nägema hakkab, on ju. Nii, ma panen selle siia kotti. Need on mul tavaliselt siin kõik. Ja ma panen natukene alustusoli. Ja seda peab panema niimoodi, et sa peadki panema nagu ümber ringi. Kui sa paned ainult keskele, siis ta hakkab sul valesti jooksma. Et mina panengi niimoodi, et hakkaks kohe siit kõik põlema, siis ta läheb ilusti terve rida niimoodi. Siin vahetab käiku. Ja Ott tuleb ja kurvis tuleb Ott välja ja Ott võitis! Yes! Ott võitis selle reisi. Ja samamoodi on siin. Kuule, vana sa oled 50 aastane, võta nüüd ennast kokku. Jah, muidugi ma võtan ennast kokku. Ja kes tahab toetada minu tegevust, siis liituge, tellige kanal, siis saab rohkem retsepte teile välja anda. Vot. Nagu te näete, jah. Näete. Ja nüüd samal ajal, kui mina seal kuivatan veel seda viimast, panen restide peale ja näitan teile, kuidas määrimine käib. Sest määrimine, ütleme, ahornsiirupi määrimine mandile peale on ka väga oluline protsess. Millisele kalale, kui palju määrima pead, et see maitse jääks 5+. See on siga oluline. Et seal on persekeeramisvõimalus ka siuke, ütleme 200, kuskil 203%. Et nii ta on. Selge, praegu ma lähen sinna tagasi teise majja ja jätkan juba sealt. Nii et olge minuga laupäeva varahommikul. No jumal tänan, video läheb ju päeval välja, nii et selleks ajaks te peate küll sirged olema. Tagasi suitsuahi töötab. Nii, õlitamine. Teate ise, õlitamine on väga oluline, eriti veel siis, kui su vanus on 50 ja pluss, siis natukene õli ei tee paha. Aga selle point on see, et õlitada tuleb väga õieti kogu seda kala. Sellepärast, et mõned ei kannata palju, mõned kannatavad palju. Selle laua peal on siis nüüd külmsuits, marineeritud, külmsuits, marineeritud, kuiv, külmsuits, kuumsuits
ja see nüüd on kõik kala, mis läheb 20 või 15 minutit 200 kraadi peale ahju. See vajab ka õlitamist ja kerge suitsu maitse ka juurde sellel. Nii et see strateegia alles kõik nüüd algab, mismoodi te peate seda tegema. Kui on kuumsuitsule tuleb panna õli palju, ahornsiirupit palju ja seda te näete nüüd jooksvalt suitsetamise ajal, kuidas see protsess tegelikult peaks käima, et ta tuleks siuke väga super 5+. Et see nüüd on kuum suits. See tahab palju saada siirupit. Et see tõesti teeb selle asjale väga hea maitse, annab juurde kõik, sellepärast need kõhuääred, nagu te ise võite ette kujutada, need kõhuääred on kõige paremad, mida suitsetada kuumaks suitsuks. Aga kas see, kuidas teie teete, kas see on õige või see on vale, seda ma ei hakka teile ütlema, nagu ma kordan, siis mina teen niimoodi. Mitte marineeritud, aga kuiv külmsuits, sellest hüppame üle, siia ei ole vaja ahornsiirupit panna. Külmsuitsule on vaja lihtsalt niimoodi, nagu te näete, õrnalt üle, mitte midagi palju, sellepärast tal ei ole seda palju vaja. Lihtsalt pintsli otsaga tõmbate kergelt üle. Kui me seal kassime selle pintsli täielikult sisse siia topsi ja lõhkusime ta üle selle kala, siis külmsuitsule me paneme ainult väikse otsa siia sisse, et ta saaks õrnalt selle meki, mis tal vaja on. Õrnalt. Ma rõhutan veel. Niimoodi. Hakkab looma. Et, ja kui tahate veel retsepte teada saada, siis pange like ja kommenteerige, kas proovite, kas ei proovi, mis te arvate. Vot. Marineeritud, mis läheb ahjukalaks, see läheb kõik mu perele. Et ahjukalaks, sinna on siuke teema, et võib panna samamoodi nagu külmale suitsule. Sellepärast, et 200 kraadi juures nüüd 15 minutit ahjus tõuseb see marinaad nagunii talle peale. Ja ta jääb siuke mõnus, hea, sest ta on ju maitseainetega koos vedelenud siin nüüd 24 tundi seal tünnis. Siis siit on ilusti see maitse läbi käinud ja ta sobib ideaalselt ahju. Et ma lasen talle lihtsalt õrna suitsu peale. See annab veel omakorda siukse mõnusa efekti. Vot. Aga jätkame juba siis, kui ma olen asetanud ära ta ahju, et näidata teile, kuidas ta ahjus peaks olema ja mis kraad võiks tulla. Ja siis ma annan väiksed nipid ka, mis on pornjaki ja raudahju juures. Ja kui te arvate, et nüüd panen kanali kinni ja rohkem ei vaata, siis te eksite, sellepärast, et siin on veel tipid ja nipid ja trikid, et viia see asi nüüd täiele tasandile, et oleks super hea. Võt. Nii, asetus. Ma ei tea, siin on natuke tossab ka, aga ma loodan, et te näete. Näete, see on kuum suits, nüüd läks siia. Ta jäi kuskil, ütleme, siuke 15 sentimeetrit sellest ahjuplaadist ja ta tuleb väga hea. Seepärast sul ei ole kuumust vaja üle panna. Siuke 55-60 kraadi on täiesti super kuuma suitsu jaoks. Siis teine on külmsuits marinaadis, ei ole, see on külmsuits kuiv marinaad, siis on marineeritud külmsuits ja ütleme ahjukala, et saaks õrna mekke, tuleb siia kõige kõrgemale. Tossab. Nii, pornjaki suhtes ma ütlen teile niimoodi, et pornjakil käib see ahi siit sisse sellest august, siin all on teil auk ja ärge ahju üldse tööle pange, las töötab ainult see generaator, see annab piisava kraadi, see annab siuke 55-60 kraadi sinna sisse.
ja see on väga hea, 3 tundi kuskil ja teil on kuum suits, super hea, kui te teete sama süsteemiga nagu see siin on. Et mina lasen tal nüüd käia, viin loomadele toidu ära, sest iga õige inimene viib ülejäänud jäägid kõik loomadele, on ju. Ja siis tulen tagasi ja vaatame, milline ta välja näeb. Siis ma näitan teile veel nippe ja trikke. No nii, pühapäeva hommik, nagu te näete, siis kala on valmis. Ja siit tuleb ka viimane trikk teile, kui te tahate täpselt sellist teha, nagu mina näitasin teile ja tahate järgi teha, siis tulevad need nipid, trikid, kõik teha täpselt seda moodi. No vaadake seda. Vaadake seda kala. Ilusti suitsu saanud, väga mahe. Kõik on super. On ju? Täpselt nagu raamatust välja tulnud. Ja siin ta näeb välja natukene valge, sellepärast, et see valgus petab, aga ma viin ta välja, siis te näete, milline ta tegelikult on. Ta on väga ilus, hästi saanud suitsu, kõik on väga hästi. Väga mõnus siuke. Kohe suhu pista, ütleme nii. Väga okei. Mul läheb ta nüüd pakkimisse. Ja siis läheb teele, aga ma näitan teile nüüd viimase nipi, mis on. Viimane nipp on see, et kuumale suitsule, vaadake kui ilus see kuum suits välja tulnud on. Ja ta on mahlakas. Ja siit ei ole midagi välja läinud, nii et ta on isegi natukene palju saanud selle koha pealt juba näete. Siit need tükid, aga ta ei ole ka midagi hullu. Ja viimane nipp on siin, et panete veel ahornsiirupit just kuumale suitsule peale. Ja seda võite teha näiteks mitu korda. Mitu korda. Aga ennem, nüüd ma võtsin ta ahjust välja, ma määrin teda. Ja näiteks kui te tahate sügavasse selle tüki panna, sügav külmutusse on, siis las ta praegu natukene olla selle ahornsiirupi all. Sest see läheb nagu sisse talle. See kleepub siia peale. See annab sükse mõnusa maitse, on ju. Ja kui te hakkate teda pakkima, see on natukene lägane töö, aga ma soovitaks ennem pakkimist veel korra tõmmata ta üle ja siis panna. Siis ta on ülikõva. Ja teised vennad, las jäävad. Teistele vendadele ei ole vaja panna midagi. Aga vaatame nüüd, teeme väikse selle siit, väikse testi. Et näha, kuidas suits ilusti läbi läinud on. Väga vinge. Väga vinge. Ilus töö. Pole midagi öelda. Väga okei. Maitse. Joo, mahlakas suitsumaitse, mahlakas mõnus, väga viis. See on siga hea, võin teil kohe ära öelda. See on siga hea, nii et tehke järge. Ja kui te küsite, kas ma müün, ma tavaliselt ei müü. Mul on kindlad kunded, kes on juba aastaid. Ja ütleme niimoodi, et siis kui mul tuleb mingisugune rasvane arve sisse ja ma oma keha piisavalt müüa ei saa, siis ma teen oma kundedele, sest ma ei tee industriid, ma teengi täpselt niimoodi, et 5 päeva ja teen selle koguse, väikse koguse, aga ma proovin hästi kontsentreeruda selle peale. Nii, see oli nüüd siis kuivmarinaadi oma, siga hea. Nüüd see on siis nüüd marinaadist välja tulnud. Perfect. Väga, no jumala hea. Jumala hea. Tehke järgi ja te saate selle kogemuse. Üli hea on.
laguneb ära ilusti. Ja nüüd te näete, see on 50-60 kraadi peal siis suitsetatud enne. Oi, bläd. Fantastiline. Ei ole midagi öelda. Tehke järgi ja kirjutage, kuidas oli. Üli hea ju. Võtan otsa paberit. No seda ei saa üldse. Seda näppima jääd. Mina siuke kala inimene, kes sööb ainult kala, ma ei tohi neid näppida seda värks, et see lõpeb nii, nagu ükskord ma tegin angerit ja värki, siis hakkasin ise näppima neid ja sõin ära ja helistasin Kundele, ütlesin, et ma ei saanud kala. Aga selge, nüüd te nägite ja kui kellelgi on huvi kanalit toetada, siis liituge, tellige kanal ja siis lähme edasi, näitame veel nippe ja trikke. Vot, nii et olge tublid. Aitäh vaatamast. Ja tehke ikkagi nii, nagu ma tegin. Või tehke oma moodi või tehke minu moodi, aga tehke 100%.